Minu nimi on Anton, töötan ATS nagu näete juba 2,5 aastat ja mu põhivaldkond, mille eest ma vastutan, videokonverentslahendused ja video- ja eestlustehnika. Ja kõigepealt tahaks teile öelda suured tänud, et leidsite täna aega siin osaleda meie foorumis. Et ise tean, kuidas see raske on leida aega selleks, et terve päev siin istuda ja kuulada, mida teised rääkivad. Kuna vahepeal tarnijad ka pöörduvad minu poolt, et tule Anton ja osale ja räägime sellest ja sellest, see on nii põnev ja ma tean tõesti, kuidas see raske on, et suure tänu teile, et leidsite aega täna. Et millest me täna räägime? Räägime täna täiesti uued toodetest, mis on Eesti turul. Või mis on alles nüüd jõudis Eesti turale. See on siis selline imelik nimi. Tere! Olete õige ajal praktiliselt. Antud lahendus on väga imelik nimi, aga võib-olla ei ole eriti Mondopad. Ma ei tea ausalt, miks nii on nimetatud, aga tootja otsustas, see on kõige parem nimi. Ja tootja on Infocus. Ma ei ütle, et see on maailma tuntum bränd. See on pigem Ameerika Ühendriikides ja Kanada kõige tuntum bränd, aga mitte siin veel Eestis, isegi Euroopas. Ja siin on, nagu te näete, siin on ühes device'is on siis whiteboard ehk siis interaktiivne tahvel, sisseehitatud arvuti, webbrauser ja video, võib-olla kõige ägedam lahendus on videokonverents ehk siis videomeeting. Näete, siin on. Kust koos see idee tuli üldse, et miks see kõik koos peab olema? See on näiteks 12 või 15 aastat tagasi oli eraldi printer, eraldi skaaner ja eraldi faks. Oli nii, jah? Ja siis kuskil tuli idee, kui ma olen rahandanud, kui see antud printeris on mingi 600x600 dpi näiteks, kui on skaaner, skaanib 1200 korda midagi. Ja kui ma olen sellega rahandanud, miks ei või see mingi ühes kastis olla. Ja sealt tulen, et multifunktsionaalne printerid ja asjad ja värgid. Mu kolleeg Priit Rinken pärast räägib sellest ka. Ja Infocusel tuli täpselt sama idee, et kui mul ei ole vaja mingi super-puper, megaprofessionaalne videolahendus, kui mul täiesti piisav HD-resolutsioon, kui mul oleks vaja ka mingi tavaline projektor väikse ruumide jaoks, siis miks ma pean seda eraldi ostma? Ja siit tuli selline idee, et paneme kõik koos. Ja ta on muidugi puutetundlik ja multitouch. Küsimused selle kohta ei ole veel. Või vara veel. Okei, liigume edasi. Mida oskab seda teha? Kõigepealt ütlen nii, et see ei ole mingi suur saladus, see on kõik Windowsi alt, nagu vist olen näinud, Windows siin proovis midagi update'ida. Siin sees on täiesti tavaline arvuti 5 Prosse, mingi ma ei tea, 8 giga mälut ja Windows 7. Kui ta kunagi, kindlasti oleks mõistlikum, kui siin oleks Windows 8, aga lihtsalt me ei jõudnud veel õigeks ajaks ümber installida Windows 8, kuna ma ei saanud veel seal Ameerikas seda firmware upgrade'i õigeks ajaks. Aga kindlasti, kui keegi peale mu esindused avaldab soovi või küsib või võib-olla aasta lõpuks keegi soetab antud lahendus, siis kindlasti seal on sees juba Windows 8. Kuna kõik teavad, et Windows 8 on just optimiseeritud selle touchiga. Ja alustan siis. Mille jaoks üldse mõeldud on, kus see kast peab seisma?
kõige parem koht, ma arvan, see on nõupidamisruum. Võib-olla 2 korda väiksem kui see, aga siis teil ei ole vajagi projektorit osta, kuna ise näete, see on päris suur diagonaal ja see on muidugi Full HD resolutsiooniga ja $55 ja on olemas ka mudelid $70, 70 tollisid mudel, et natukene suur. Ja kui tuleb, kindlasti ta omab ühendavus Androidiga ja Apple OS-iga. Ehk siis, kui mul on vaja midagi presenteerida, näidata teistele, siis ma ei pea mingit mälupulka kasutama, aga muidugi seda võimalus on. Siin vasakul meil on, paremal, vabandust. Siin on 1, 2, 3, 4 USB-d pesat, et saame siia kõik need mälupulgad välis kettata, ühendada ja näidata, mis meil seal on. Aga kas on kellelgi peaks olema Android device? On. Kas on installitud ka selline äpp nagu skaaner, barcode skaaner? Ei ole installitud? Okei, mul on. Tavaliselt näiteks tuleb mingi suur õem, ta ei tea mitte midagi, mis tähendab IP-aadress, mis tähendab web-browser, kuidas võib-olla IT-mees ütleb talle, et kuule, tuleb käivitada web-browser ja sinna panna seda IP-aadress ja ta ei tea sellest mitte midagi. Et tekib suur probleem, kuidas ma oma nutitelefoniga võtan ühendust sellega. Et mida tegi Infocus? Vajutame Getting Started. Mina käivitan seda barcode skaanerit. Ja nagu te näete, on skaanitud ja siin on IP-aadress sees. Vajutan Open Browser ja kohe võtan sellega ühendus. Kes tahab, võib proovida kohe. Ja siin on 2 viisil, kuidas me võime sellega ühendus võtta läbi Company Network, nagu te näete. Muidugi ma võin käsitsi ka panna seda IP-aadressi, ei ole mingit probleemi. Või siin on ka sisse ehitatud sees Wi-Fi kaart ja kui vajadusel me võime ka läbi Wi-Fi võtta ühendus sellega. Mida me saame peale seda teha, kui ühendus on võtnud? Ma võtan natukene suurem. No. Meil on olemas selline screen, kus ta palub meid panna seda parooli. Parool kogu aeg muutub, ta on siin. Praegu see on 4122. Kui keegi tahab proovida, siis Google Playst on olemas Mondopad application, lihtsalt tuleb panna Mondopad ja siis saate tõmmata ja kohe ka ühendus võtta Infocusega. Ma panen. Ja nüüd mul on siin 3 võimalust. Võib-olla kõik ei näe, aga ma proovin kõige näidata ikka. Upload, et ma uploadin siit sinna mingid PowerPoint presentatsiooni või mis iganes, ühesõnaga kõik, mis mul vaja on. Teine variant, screen view, ma saan vaadata, mis seal toimub. Ehk siis, kui keegi midagi presenteerib, joonistab või kui käib mingi videoviiting, siis ma kõik näen siin, mis toimub.
näiteks. On hoia korraks. Ja? Kas näed midagi? Ja viimane võimalus ma saan ka näidata. Ehk siis presenteerida, kasutades seda tavaline nutiseade või tableti või mis iganes. No praegu siin käivitasin mingi PDF-fail, nagu näed, see on Quick Start Guide. Et vajutades siin nupu, ma saan teistele presenteerida ja näidata, mis ja kus ja nii edasi. Miks see mugav on? Ma ei pea siin seistma ja käega keerata ja võib-olla kõik ei näe, mis siin toimub, kuna see on eriti mugav ei ole. Ja meil on kogu aeg kõigidel kaasas olema mingi nutiseade, Android-seade või iPhone ja me saame rahulikult siin kõrval seista ja asjad presenteerida. Ja kõik on rahuldanud. Küsimused selle kohta, selle võimaluse kohta. Kui on mitu device'i, sina näed, kuidas seda näed? Mis tähendab mitu device'i? No, mul on ka näiteks samasugune. Proovige. Ei, mul ei ole praegu. Kes see administraator? Google Play's tuleb otsingus Mondopad. Mondopad, jah. Õnnestus. Mondopad Connect. Ja. Ma praegu login välja siit. Üks saab ainult. Ja, täpselt. Ja Mondopad Quest, see, jah. Ja siis, kui ta saab IP aadressid, siis vajutada siia. Mondopad Quest veel kord. Veel kord, jah. Continue. Mingi juhtme võimalus on ka või? Jaa, muidugi. Noh. Ei tule välja. Connect. Teine wifi võrk. Võib-olla jah, teine wifi võrk, jah. Tuleb seda nagu Okei, nii kaua ma räägin edasi, aga proovige ka ühendus võtta. Ikkagi küsimus ole vastus, kuidas Ja. kõlaks. Kui on kaks device'i, näiteks minul on üks lepingu versioon Ja. ja kolleegil on teine, tahaksime mõlemat ekraanil võrrelda. Üheaegselt ei saa. No see on ikka tõbi just. Anton, mis see kood oli? Kood oli 4122. Saite? Proovige midagi käivitada seal show ja seal leiate siis dokumendid ja mingi PDF-fail. Oho, keegi hakib juba. Aga viirused ei ole vaja panna sinna. Okei. Või juba sees? Hiljem juba. No ma ei tea. Ei olegi vaja. Töötab. Seal praegu üks kasutaja juba kasutab Mondopad. Aha, okei. Tuleb vahet need kasutada edasi-tagasi nagu lehekülg edasi või tagasi. Okei. Sama asi töötab ka seda Apple toodetest all. Okei, üks hetk. Multitouch töötab ka, see on pilt ja ma sain teile demonstreerida, et kahe näpuga ma sain asjad teha.
Angry Birdsit eriti mugav mängida, on nii. Kusjuures seal kuskil, kui pärast keegi haldav soovis, siis on võimalik infocus.com valida ja sealt presentatsioonid olemas ja seda presenteerija lõpuks ka ütleb, et kõige oluline asi, mida me saame Mondopadiga teha, seda Angry Birdsit mugav mängida. Okei, aga liigume edasi. Siis, kui ma midagi näitan, view and share, Mondopad documents English, ma saan ka muidugi midagi siin joonistada või ma näiteks mõtlen, et see on väga oluline asi, et ma saan seda teistele ka näidata. Ja seda, mida ma kohe joonistan ja kui te olete öelnud Mondopadiga, te näete, mis siin toimub korda veel kord. Ja saab pärast save ida ja läbi meili kuhugi saada vajadusel. Kas jälgida saab ka ainult üks? Jälgida saab mitte ainult üks, kui me ei kasuta seda applicationi, vaid lihtsalt logime sisse kasutades brauserit ja IP aadressit, tavalist arvutist. Kas tal on ainult näpuga või on tal puutetundlik pliiats? Puutetundlik pliiats on komplektis olemas ka, selleks, et oleks mugavam joonistada. Miks, okei. Nagu näedsin, whiteboard olemas, clear ja on olemas ka grid, et see tähendab seda, et kooli jaoks see on ka nagu sobilik, et saame koolitusprotsessi kuidagi tagada. Kas need ekraanid seal praegu on see põhjus nagu interaktiivne tahvel? Täpselt. Et kas ekraan on ainult selle ekraani suuruse saab võtta või ma saan teda kerida ka, et näiteks kirjutan täis, kerin edasi või pead lihtsalt eraldi? Nagu näete siin page 1. Aga kerida ei saa? Saab lisada veel ühte, kus see oli siis? Add page. Ja nüüd on teine page ja praegu kaks lehekülge, 2 page kokku ja praegu on teine ja saab keerata muidugi. Kui ma nüüd tõmbased, et saan nagu esimese ette tõmbata. Video meeting. Kas whiteboardi kohta on kõik selge? Küsimused selle kohta? Ei ole. Liigume edasi. Video meeting. Saab helistada Skype to Skype, Skype to Polycom, Polycom to Thunberg, mis iganes. Ma kohe põhjendan, näitan, kuidas see asi toimub. Muidugi otse ei, muidugi siin mingi saladust ei ole, otse ei saa. Infocus pakub ka selline teenus nagu video meeting ruumi rentimine või kasutamine. Ehk siis tõstke käsi, kes teab, mis video meeting ruum. Kes ei tea, mis see tähendab. Kas ma pean ka ütlema, mis see tähendab. Tavaline nõupidamisruum, kuhu tulevad inimesed ja tahavad omavahel mingi, ma ei tea, üritused teha ja nii edasi. Video meeting, see on täiesti sama asi, aga lihtsalt see virtuaalne ruum asub kuskil serveris. Mina helistan sinna, teised helistavad siia ja me olemegi nagu ühes ruumis. Aga lihtsalt füüsiliselt me ei ole seal. Infocus pakub selline lahendus ja praegu me proovime helistada, kui internet töötab. Ja Skype'ist ma ka proovin helistada. Kus mu Skype on? Momendil me kasutame Viteli meeting ruumi, see on Infocuse poolt, meil on demoks antud ja veel kord. See server asub Ameerikas kuskil, et sellepärastki see pildi kvaliteet ei ole nii nagu ta peabki olema, aga tegelikult kõik sõltub ja oleneb serveritest.
millega ta võtab ühendus. Noh, võtab natukene aega. Suur kas on võimalik seedistada seal sees meeting room? Ei saa, kahjuks ei saa. Pärast ma ütlen ka, kui kõik asjad on läbi rääkinud, ma ütlen ka hinnapoliitikust, kui see huvitab. No proovin veel kord. Ja siin eile mul keegi ütlesin, see mingi Cisco switch kuskil pidurdab, et mõnikord mõned need portid, mida vaja on, lähevad kinni, et noh. Seal ma demonstreerisin, töötas ilusti. Kus mu hiir on? No, tundub, et NTT-ga ühendus olemas, aga ma kardan, et siin siin ruumis on mingid portid kinni ja ta ei helista kahjuks. Või helistab ja, aga ei võta ühendus. No. Aha, läks tööl. Nagu näete, ma olen praegu oma nutitelefonist võtsin ühendus, helistasin meeting room'ele ja Mondopadiga ma ka olen helistanud meeting room'ele ja kui keegi teine avaldab soovi, siis palun ka helistage, ma ütlen, Skype'ist võib helistada, ma ütlen numbrit ja siis me näeme siin veel ühte pilti. Ja mida me võime nüüd teha? Ma võin ka sisse lülitada seda režiimi, mida nimetatakse desktop sharing. Ehk siis screen view, ma ei tea, kus eesti keeles võiks nimetada, aga kohe demonstreerin. Ja praegu ma siin näen seda, mida toimub siin Mondopadis. Kui ma midagi joonistan, siis mu kolleeg, kes asub näiteks kuskil Ameerikas, näitab seda, mida ma praegu siin teen ja muidugi kuulab ka. Aga ei näe või? Et sinna ei saa panna näiteks pilte, kes ühendust võtab, et neid näha. Videokonverents käib, nagu näha, et see oskab. Aga siis tagasi tuleb. Ei, aga korraga. Korraga uue versiooni saab juba. Küsimused video lahenduse kohta, antud võimaluse kohta. Kõige olulisem täpsustus, et ise ta ei oska helistada Polycomile või Tandbergile või Skype'ile.
lihtsalt kui ma helistan Skype to Skype, ei kasuta seda keskkond, mis mul praegu siin on. Lihtsalt Skype to Skype võidagi helistada, kuna see on tavaline arvutis ehitatud. Aga selleks, et oleks võimalik helistada Tandbergile, Polyconile, mis iganes muu videokonverentsiseadmetel, siis on vaja kasutada mingi videoserver, videolahendus, videoteenus, ütleks nii, mis pakub ka AT, mis pakub ka Infocus. Kohe võib-olla tekib küsimus, mis hinnaga see on, palju maksab. Kas tekib selline küsimus? Kas on vaja vastata, palju maksab? On vaja. Ei, eriti palju ei ole, nagu tavaliselt, kopikad. Aga tegelikult 3 aastaks, oleneb paketist, orienteeruvalt 600 kuni 1000 euri. 3 aastaks. Ei ole 1 aasta, ei ole 2 aasta, 3 aastaks. Ma ei usu, et see päris suur summa. Kas euro päevas? No see ei ole nagu mingi 10 000 või 20 000 või 600 euri päevas. 3 aastaks. Teine võimalus, te võite ka, kui ettevõttel on olemas juba mingi videokonferents-server, siis mis toetab SIP, aga ta peaks toetama SIP-i või H23 protokollis, siis ei ole vaja midagi just. Nagu näete, mul on siin settings ja kus on, mul on siin SIP-i serveri andmed sisestatud. Parolid, proxy server, username ja rohkem pole midagi. Ja. Aga kui 3 tükki sellist on erinevates kohtades, kas nad omavahel suhtlevad? Kindlasti suhtlevad. Siin on olemas ka isegi selline nupp, kui ma midagi presenteerin või näitan, kus on invite teine Mundopad, kui ta on võrgus. Kui ta on virtuaalvõrgus, siis saate endus võtta. Ja siis veel, mis siin, et kõik need aplikatsioonid, mis on teil või programmid, mis on installitud sinna sisse nagu tavaliselt Windowsi all, me saame shortcutida siia panna. Nagu näete, mul on siin Excel, PowerPoint, Mozilla ja Skype ja see käib väga lihtne, füüsiliselt see täiesti tavaline kasutaja saab seda teha, tuleb midagi installida, seda mida teil vaja on, AutoCAD-i võib-olla ei ole vaja, aga siis kui mingi aplikatsioon on installitud, siis tuleb lihtsalt shortcut panna kuskil õige kaustusse ja siis me näeme seda shortcut'i siin. Nii see asi käibki. Kas teil endal kaamerat ei ole? Siin on kaamera kohta. Siin on praegu täiesti tavaline USB kaamera. No ma midagi pärast mõtlen, et see on mingi Logitechi oma. Lihtsalt see Infocus võttis seda logo ära. Aga idee on sellest, et te võite ka kasutada HDMI või mingi muu kvaliteetne kaamera. Ei ole mingit piirangut. Ja kui räägime väljundidest, siis siin on 2-3 HDMI-d ja muud väljundid, kes tahab siis pärast vaadata, et ei ole mingit probleemid siia panna mingi muu DVD mängija või arvutiga ühendus võtta ja mis iganes. Ja kindlasti ka küsimus, palju maksab selline teema, on nii? Et pakkuge. 3000. 13. Palju? 13. Liiga palju. 8. Okei. Kas keegi teab, palju maksab kõige soodsam lahendus Tandbergi ehk siis Cisco poolt? 6000.
6000 orienteeruvalt, jah. See on koodek, see on Cisco C20 või see uuem toode Cisco SX20, sisaldab selline kast, see on koodek. Ei ole vaja mingit serverit kasutada, võite otse helistada. Kaamera, koodek, pult, voolukaabel kindlasti ja kõik, muud ei ole midagi. Kui teil on vaja ja jällegi räägin sellest, millest ma olen alustanud, et kui teil on vaja väga hea või kvaliteetne pilt, Full HD pilt, siis kindlasti see Cisco või Polycom, see on see lahendus, mida teile sobib. Kui teil on vaja multifunktsionaalne printer ja kui te olete rahuldunud HD resolutsiooniga, kui teil on vaja mingit muud võimalust, siis te saate kasutada Mondopadi või kombineerida. Ja antud kasti leti hind on 5000 €. Sisaldab terve seda kompotti. Telek, jalg, seda kõlarid, kõik tarkvara sees, kõik uuendused ja nii edasi. Mikker on tal see, mis kaameraga kaasa tuleb. Jah. Ja see on siis kõik tänaseks. Ütlen nii palju, et seda Mondopadi jääb siin Eestis selle aasta lõpuni. Ja kindlasti, kui keegi avaldab soovi, siis me saame organiseerida ja testimiseks üle anda 1 nädalaks, 1 päevaks või 1 kuuks. Et te olete kindel, et see on just sama toode, mida teil vaja on. Muidugi ma olen väga ilus siin rääkinud, et sa oskab seda, et ja aga see on ikka raha ja võib-olla teie ülem või direktor ütleb pärast, et kurat, mul seda ei meeldi. Et siis, kui keegi avaldab soovi, võtke minuga ühendus, ei ole mingit probleemi, et saame organiseerida. Ja tänase päeva seisuga ütleme praktiliselt müüdud 2 tükki siin Eestis. See on kõik haridusasutused, ehk siis koolid ja üks on väike ettevõte. Kõik, tänud kõikidele.